Tere hommikust! Täna siis 13. päeva kokkuvõte ja oi, kuidas see oli number 13 vääriline päev. Aga kõigest järgemööda. Kõigepealt ma küsiks, et mis teile meenub, kui öelda sõna Rootsi? Et kellele meenub ansambel ABBA, kellele meenub Rootsi kunn, kellele meenub Alev Ström. Kui video lõpuni vaatad, siis saad teada, miks ma teda üldse küsin. Aga siis nüüd päevast. Hommik algas nagu ikka vara, kell 7 ladusin juba pakke rattale, et Ängelholmist teele asuda. Fun fact muideks, seal linnas asub ka Rootsi kuulsa superauto Koenigsegg tehas ja arenduskeskus. Ma suhtun üsna ükskõikselt igasugu füüsilist pingutust afišeerivatesse loosungitesse. Näiteks panna on vaja või et only easy day was yesterday ja muud sellised. Täna olen ma pigem selline afirmatsioonide mees. Näiteks täna tuleb hea päev või täna tuleb põnev päev. Igatahes kõike arvestades oli selge, et täna tuleb vähemasti põnev päev. Ja ilmselt ka ebameeldiv. Aga nagu olen siin videotes ka varem öelnud, siis vahepeal ebameeldiv ongi elu loomulik osa. Nimelt eile õhtul selgus, et seoses Rootsi suurte pühadega on pisemates kohtades kõik majutused välja müüdud, mis seadis mind valiku ette. Ja otsustasin ja valisin teha trassis muudatuse ning ühes sellega ka siis pikema päeva, selline 100+ päev. Lisaks olin täna esimest korda ka täiesti pimesi rajal. Usaldasin seda joont, mis Karmin mulle kiirelt joonistas, ei kontrollinud midagi üle, ei pannud ühtegi poodi trassile ega peatusi. Vaatasin vaid, et trass viis mõnest pisemast linnast läbi, et küll kuskil ikka midagi lahti on. No ja Karmin üllatas sellega, et viis mind väga ägedatele teedele. Üles alla, kurvid, erinevad teekatted ja ka tõkkepuud ja keelumärgid. Üsna palju pidin ikka tunde järgi ka navigeerima. Igatahes põnev oli. Ning siis tuli ilmaprognoosi poolt lubatud vihm. Korralikult kallas. Sihtpunkti jõudes olin lõpuks sisuliselt karvadeni märg ja üleni porine. Ja lisaks vihmale oli täna ka vastu tuul ning pidevalt selline tõusev maastik. Üsna pikk päev, küll mitte tundide mõttes kellaaeselt, ehk et hotelli jõudsin ikkagi umbes kella 2 ajal, aga pikk päev sadulas üle 5 tunni ning ka rohkem pingutust nõudev, et pidin üsna tugevalt hakkama lõpus vajutama selleks, et soe sees püsiks. Aga tulen nüüd tagasi video alguse küsimuse juurde. Kindlasti on ka neid inimesi,
kellele meenub sõnaga Rootsi, kohe ka lihapallid ja IKEA. Eelmine aasta ööbisime Manniga APA muuseumiga samas majas, kuigi käisime Hermanos Gutierrezi kontserdil. No ja nüüd 5D läbi IKEA kodulinna ning tuli lihtsalt kasutada võimalust ööbida maailma esimeses ja ainsas IKEA hotellis. Seniks aga olge toredad ja head. Tšau!